vaja on, mida me siis tõestame seal? Võib-olla korraks nagu, et inimesed aru saaks lihtsamini, et kui me võrdleks nagu seda elektrisüsteemi, ütleme näiteks, et kellega meil on vereringe, ühine vereringe. Täna meil on ühine vereringe Venemaaga, süda lööb samas rütmis. Aga kui me nüüd lülitame lahti tähendab ja ühendame siis Kesk- ja Lääne-Euroopa elektrisüsteemiga, siis põhimõtteliselt ühineme selle süda lööb tähendab Kesk- ja Lääne-Euroopaga ühes rütmis. Aga me peame vahepeal näitame, et me suudame ise oma vererõhku hoida tähendab ja et me suudame ise pulsi üleval hoida. Et see oleks võib-olla illustreeriv näide, et need tehnilised näited sagedusest ja kõigest muust tähendab, et see lihtsalt ongi nii, et okupatsioon Eestis, Lätis, Leedus lõppeb elektrisüsteemis ära. Kadri Simson, sõja alguses Ukraina ühendas ennast lahti Venemaast päris. Tere, head vaatajad! Jällegi on sul põhjust tulla kuulama Uudistekeskuse energeetikasaadet, sest vahepeal on juhtunud päris huvitavaid asju. Energeetika on mõeldud paljuski selleks, et inimesed saaks sooja ja kui tähelepanelikult vaadata, kuulata, mis viimasel ajal on toimunud, siis tundub, et paljud inimesed on läinud tõesti päris soojaks. Sellele vaatamata, kas on praegu ülemaailmne kliima soojenemine inimtekkeline või mitte. Ja minu kõrval istub siin Uudistekeskuse pealik Heiki Pettai, kes on olnud ka varasemates energeetikateemalistes saadetes. Ta on Uudistekeskus tublisti vedanud, tänu temale on inimesed saanud ka energeetika küsimustes palju teadjamaks, targemaks. Ja lisaks Heiki Pettaile on siis tänasesse saatesse tulnud ka telesilla kaudu siis Andres Saukas, elektriinsener, siis nagu ta ennast ise nimetab, emeriitelektrik. Ja oota, Andres, oled sa kuuldel ikka? Sa pidid tulema, aga kus oled sa ikka nüüd meiega? Hallo, kuidas kuulda on? Loodame, et vaatajad kuulajad ka kuulevad. Paneme siis edasi täie hooga. Tänases saates algul räägime sellest, kas roheelekter on ikka, roheenergia on päris energia või on ta juhuslik. Andres, mis mulje sulle on jäänud? Kas roheenergia on pigem nagu ehtne energia või ta on niisugune juhuslik? Sina kui elektriinsener, sa oled asjas kodus. Palun ütleme vaatajatele. No, kui mõtleme, et on roheenergia, siis näete ise, kui roheline see värk on. Rohkem paistab, et kõikidest sõnavõttudest need ajud on roheliseks juba läinud, mitte energia. Energia elektronid ju jooksevad ühelt poolt ja teiselt poolt ja seal ei ole vahet. Aga kui me kuulame nende väljendid, kui palju nad sõbralikke sõnu on saanud, need elektronid, seda pärast poole näeme. Aga hakkame siis minema. Ma natukene küsimused paneme ka välja ja vaatame siis, mis siis toimub. Näete, kogu aeg paljud on minu käest küsinud, mis asi see NATO on, milleks see NATO on välja mõeldud või milleks ta on kohustuslik või kuidas sinna liituda saab. Aga vaadake, esimene peasekretär Hastings Ismay, siin on kirjas ka sõnul, oli NATO eesmärk 1952 loomise eesmärk oli hoida Nõukogude Liit eemal, ameeriklased sees, see tähendab Euroopas, ja sakslased all, et nad oleks alluvuses, kuna nad võitsid sõja. Ja selle põhjusel oli, moodustati ju NATO-le vastu, kui Nõukogude Liit oli. Ta moodustus NATO-le plokki, Varssavi pakt oli. See oli Nõukogude Liit, Poola, Ungari, kes sellele oli peale sõda, kuidas nad ära jaotati Teherani 1943. aasta paktiga ja millal ta lõppes? Lõppes, tuletage meelde, kui käed lõid kaks meest, Ronald Reagan ja Gorbatšov, kes panid ka rahvusvahelise kosmosejaama käima, NASA on tema nagu nime, aga rahvusvaheline kosmosejaam. Siis 80-ndatel pandi käima ITER, termotuumareaktori ehitus Prantsusmaal. Need on kogu aeg töötanud ja Euroopa ei ole kuidagi moodi seal nagu sõjas olnud ja meile mängitakse või räägitakse. Ja vaadake, see pilt on päris hästi tehtud, et kuidas saaks mängu lõpetada. On vist endgame. No see on lõppmäng males, jah.
lõppmäng ja näitab NATO, mida me teeme. All on, näete, Maailmapank ja mis selle teha. See oleks nagu mingi karunahk vist või mis ta on seina peal. A on nagu käsi peale, mida teha. Ja kõik seisavad ja ei saa aru. Ja kuigi nüüd NATO oma sõnad, nagu see Hastings Ismay ütles, tema eesmärk on ju kadunud. Nõukogude Liitu ei ole enam. Või on? Ameeriklased ka, nagu ütlesid, lähevad ära ju. Ja sakslastel on nüüd võimalus ennast uuesti üles äratuda. Nendel tuumajaamad käima panna. Tänagi lehes või uudistes oli, et Mercedesed ja Opelid ja tööstus kipub kinni minema. Ameerika pani uuesti peale, seal ütleme need tollimaksud ja nii edasi, nii edasi. No sellised on jutud, mis võib rääkida. Ja näete siin ääre vasakul nurga all on ju näha. See annab ju täielikult trambi välja. Et asi on läbi, aitab küll. Ja see lõpetab nüüd selle NATO, ütleme, nimetuse, nagu ma arvan, loogika järgi, kui tal ei ole enam eesmärki, alguse eesmärki, kellega ta võitles, kui tal ei ole vastasi jõudu. Ei tea, nagu on suurriigid ja siis on NATO mingisugune suur hulk relvituid riike, ütleme niimoodi, sest ei ole kuulnud, et aitab ja kõige naljakam on, et eraldame raha ja eraldame raha. Ma ei ole näinud, et rahaga saaks kellegi nagu maha lasta või vangi. Vangi saab võtta, pangad võtavad, aga selleks ei ole ju mingit NATO-t vaja, aitab Maailmapangas. Andres, tuleta korraks meelde meile ja meie vaatajatele, kes ei tea, mida tähendab NATO. NATO on ju lühend nimetusest Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon. Ja kui me nüüd mõtleme, kus on Atlandi ookeani põhjaosa ja nüüd mõtleme sellele, et NATO käis ju Iraagis ja siis ta käis Afganistanis ja siis on usinasti teinud koostööd Kagu-Aasias seal Lõuna-Koreaga näiteks, kuigi seal peaks olema oma piirkondlik sõjaline liit, siis tekib selline küsimus, et milline on nende inimeste orienteerumine siis geograafias? Kas nad tõesti arvavad, et näiteks Afganistan või Iraak kasub siis Põhja-Atlandi mõjusfääris, et NATO-l nagu oleks seal midagi otsimist, sest kui nimetus iseenesest juba ütleb, et tegemist on piirkondliku kaitseliiduga, kuidas saab NATO siis pürgida sellele, et olla näiteks maailma politseinik? Ei, nüüd ei saagi olla, sellepärast ta ei olegi olnud enam. Ta igal pool paneb endale rinna peale, nagu meil oli ka mingil ajal oli Riigikogus üks käis selle T-särgiga ringi, kommarid ahju, ma ei näinud ühtegi, et mõni kommar ka ahju visati. Ta lihtsalt käib kõhu peal ja kõige parem ju näide on ju NATO kohta on ju see, et on meid NATO vihmavari. Ma saan aru selles valge king, must king või valge king, see Pierre Richard Prantsuse filmis tegi vihmavarju torke, et tal oli seal oli nuga oli sees, aga nüüd NATO vihmavarjuga tervet Eestit kaitsta ja Euroopat kaitsta ja ma ei saa aru sellest. Kui keegi näitaks ära need nipid ära, sest kui sõjaolukorras on, siis tuleb ju relva kasutada osata ja teha teda, vahetada, magada metsas, külmas, vee all, vee peal jooksevad nad läbi ja kui terve on ja kui tervis ei pea vastu selles eriolukorras, siis sõdur lastakse lahti. Ja meil oli ka mingisugune probleem oli, millest pikalt ei räägita, korraks jooksis, et Eesti sõdurid olid Tapal ka jalad ära külmunud ja varbad ära külmunud. See on siis sõda või NATO või selline. Ja nimetada peale, kirjutada selja peale, ma võin ka kirjutada NATO endale selja peale, vihmavari kätte võtta, kas ma siis kaitsen keda. Võib-olla vihma eest ennast kaitsen. Ja tänu, et sa ütlesid, et Atlandi nimetus enam ei kõlba sellele asjale ära ja ühepoolne ära ja
ja kui ta on just see kaitse ja organisatsioon, siis võtame boksi. Kas te lähete boksi matšile, kui ühes ringis üks vehib, seal teises ringis ei ole kedagi, vastast ei ole ju. Saal karjub hurraa, hurraa ja karjub selle poolt, keda... Ei, ta karjub seda, keda kohal ei ole, selle peale karjub, sest ta lehest luges. No võt, väga tubli, et saime niimoodi kahe peale selgeks. On see NATO või ei ole, nad võivad nüüd kurjaks saada ja riielda, aga siin on ju otse võetud ajaloo fakti. Ja õige ajakirjanik teab, millest räägib, palju neid ajakirjanikke on, need, kes ajalugu on lugenud. Sama on ka, ütleme, tehnokraatidega, nagu on, teate küll seda sõna, milleks uuesti jalgratast või ratast leiutada. No see tuleb, aga praegult me leiutame kogu aeg ratast, tuulikuid ja päikesepatareisid. Ma võin öelda, fotosilm oli, nõukaajal oli transistoril, lõikasime kupli ära ja saime fotosilma. Ta valgust kardab, lülitas välja, panime pimeduse, oli lihtne transistoris. No kõik olid nagu olemas sellel ajal. Lähme siis edasi praegult, et inimesed on küsinud. Üks küsimus. Vaata, inimesed, kes vaatavad seda kaarti tähelepanelikult, nad märkavad, et nendel, kes seal ääres seisavad, kellel on nuga käes, on valmis juba tükeldama. Vaatajatele teadmiseks, et me ei pannud seda kaarti siia juhuslikult, kuna üks väga vapper Eesti avaliku elu tegelane tuli välja hiljuti ju täpsemalt, mis see oligi siis 18. veebruaril 2025, päris hiljuti, tuli välja sihukese üleskutsega ajalehes Postimees, et Vene impeerium tuleb tükeldada. Ja sellel pildil ongi näha, kuidas need, kes on oodanud Vene impeeriumi tükeldamist, ilusti valmistuvad tükeldama. Isegi piirkonnad on jagatud, kes mingisuguse osa endal saab. See on nagu lihakeha, eks ole. Ja huvitav on asja juures see, nagu sa Andres õigesti juhtisid tähelepanu, et see Ameerika onu Sam või kuidas teda nimetatakse, kes seal vasakul lehte hoiab käest, see on üsna Donald Trumpi ehk Trumpi moodi. Aga nagu teada mulle vähemalt ja ajaloolastele, kellega ma olen rääkinud, kelle materjalidega tutvunud, siis USA'l pole kunagi olnud soovi Venemaad tükeldada. Tema soov on olnud Venemaa muuta võimalikult nõrgaks, sõltuvaks, kuid hoida alles. Selle mõttega, et omakorda nõrgestaks siis või pidurdaks Hiinat. Aga nüüd tuleb välja, et kui USA pole soovinud Venemaad tükeldada, aga seda on soovinud läbi aastasadade Briti impeerium, siis kelle huve väljendas see artikkel, kus kutsuti üles Venemaad tükeldama. Eriti, kui arvestada, et viimastel päevadel on näiteks USA president ja asepresident ja teised on teinud selliseid toetavaid avaldusi Venemaale, suhtunud mõistvalt Venemaa vajadustesse ja nüüd korraga tuleb üleskutse tükeldada. Andres, mis mõtteid sinul see tükeldamise üleskutse tekitas või äkki vaatame edasi, äkki see seostub kuidagi? Pane järgmine, kui sul on mingi. No järgmine pilt. Aga see ei ole tükeldamises, see on nagu... No võt see on tükeldamise koht. Venemaa impeerium tuleb ju täielikult hävitada. Võt selle kohta, ütleme jälle, tehnokraatlik lähenemine on, sest ajaloost, kui olete lugenud, kus need impeeriumid olid. Oli suur Rooma impeerium, mäletate? Ja mina tõmban praegu paralleeli, kui me Euroopa samamoodi jätkab oma pea ja kõik ootavad, et sealt tuleb mingi abi või ära. Sest Rooma impeerium mille pärast lagunes? Lagunes selle pärast, et nad ise ei viitsinud oma impeeriumit kaitsta. Tellisid sisse palgasõdurid ja palgasõdurid vaatasid lõpuks, mida me siin kaitseme. Ja praegult on Euroopa ka, et meil ilma NATO-ta me ei saa kuidagi hakkama. Ja kui nüüd USA jälle NATO-ga ära läheb, siis ongi niimoodi, et otsime raha sealt, raha tält, kolmandast kohast, aga kui seda võitlustahet ei ole enam kohalikel eurooplastel, siis ta läheb samamoodi nagu Rooma impeerium. Nii, järgmine impeerium, mis me mäletame siin hiljuti, olid ju Saksa impeeriumid. Siis oli ju Venemaa impeerium.
No, Ja Briti Venemaa impeerium samuti. Briti on ka jah oli. Need olid ju need, kes võtsid suuri asumaid endale külge. Imperaator on imperaator. No. Ja Venemaal imperaator koos perega lasti ju maha punapöörajate poolt. No. Lasti maha ja sellega lõppes Romanovite ütleme pereliin ja impeerium oligi läbi. Tuligi punavõim, Trotski, Lenin pikalt, siis võttis Stalin üle ja siis lõpuks lõpetas see Gorbatšov ära, tulid ära. Vaadake Vene oma, kus need imperaatorid seal nüüd üldse olemas on. Ja kui see sõna on, siis see härra, kes kirjutab siin Andres Nimekaim selline, siis tema ei tea vist enam nende sõnade tähendab. Imperialism, imperaator, mis see tähendab? No, selle kohta ei ole ju, impeerium ei ole ju. No, võib rääkida multipolaarsust, et üks elab ühtemoodi, on positiivne, teine on negatiivne, aga kumba pidi seda võtta, aga mitte kunagi ei tohi autol klemme segamini ajada. Pauk käib, ei ole autod, aga ta peab samamoodi jooksma. Sama on ka südamega ära. Praegu läheme oma asjadega edasi, aga no vaatame siin nüüd see järgmine pilt. Juba see impeeriumi kohta rohkem ei ole mõtet panna, et vaadake ja õppige eesti keel selgeks inimesed. Mis on impeerium, mis on monarhia, mis on terror ja nii edasi. Oota, Andres, aga tuleks ju mõelda ka sellele, kes see oleks, kes siis selle Vene impeeriumi tükeldab, sest kui näiteks USA saab temaga hästi läbi, Hiina saab hästi läbi, on Venemaa liitlane, India saab hästi läbi, kes see jõud võiks olla, sest Euroopa Liit on majandussanktsioonide tõttu ennast kõvasti kahjustanud. Majandus käib peaaegu kõikides riikides alla. Lisaks on Euroopa Liidu liikmesriigid kinkinud palju relvastust Ukrainale, nad on ennast nõrgestanud. Nad puht sõjaliselt ei suuda ju Vene impeeriumi, ei suudaks ju seda purustada. Kes see siis on? Kas Postimehe kangelaslik toimetus Andres Herkeli juhtimisel läheb siis seda impeeriumi lagundama või? Andres, sa oled minust ja Heikist kauem siin ilmas elanud, äkki sa elukogenud inimesena oskad öelda, kus see jõud võiks olla, kes Vene impeeriumi lagundaks üldse? Või ütleme Venemaa? No vastus on ju ülimalt lihtne. Kui impeeriumit ei ole olemas ja tükeldada tahetakse, siis võtame palgi, kirjutame palgile peale impeeriumi, saeme juppideks. Ja ongi ära ja kirjutame Venemaa impeerium palgi peale. See on asi, mida saab tükeldada. Aga kui ei ole impeeriumi olemas ja keegi nagu ei nimeta ja ainult siin Eesti pool räägitakse, kui te vaatate Ungari või ükskõik mis ajakirjandus või ajalehti, seal nagu ajakirjanikud oskavad oma keelt, tunnevad sõnu, ei nimeta. No, ma ei saa aru, sellepärast kui ajab minöör, nagu koolis sai õppida, elektrik ja minöör on sarnased, nad tohivad ükskord eksida, sest te põleb valajaam maha või saad surma. Aga kui siin võid kirjutada impeerium, käib lülitamas ja lahti panemas ja ette panemas, no siis on kõik segamini. Ja selle kohta ei ole midagi, siin oli teine pilt, läheks selle juurde, need järgmine Andres räägib. Praegu pole õige aeg tuulikute pärast pirtsutada. Seda on ka küsitud, saadeti, et Rohetiigri nõukogu juht Andres Veske ütleb, kui tahame, et maal teid talvel lahti lükataks ja õpetajad head palka saaks, tuleb ehitada tuulepark. No, ja üleval need on lihtne vastus. Lihtne vastus, et see Andres Veske, kui talle anname tuuleparkide loost, hakkab ise tänavaid puhtaks lükkama ja õpetajatele palka juurde maksma. Millega, kas siis mõne tuuliku salaja müüb maha või ma ei saa aru sellest. Aga kui pirtsutada. Muidugi juba nimetus ise, Rohetiigri nõukogu on vägagi meeldejääv ja sellisena on ta oma reklaamiotstarbe täitnud suurepäraselt. Kui keegi suudab endale ette kujutada rohelist tiigrit, siis kirjutage, joonistage meie toimetusele, eks ole. Aga nüüd, mis te arvate, head vaatajad, kas meie saated on nagu pirtsutanud tuulikute pärast
ja kas praegu ei ole õige aeg pirtsutada, aga millal on siis õige aeg ja kas üldse on õige aeg pirtsutada. Andres, mida sa ütled oma nimekaimu Andres Veske üleskutse kohta, et praegu pole õige aeg tuulikute pärast pirtsutada? Kas sinu meelest meie saade on pirtsutanud tuulikute pärast? Palun, Andres. No, küsimus on väga lihtne. Vot sellest sõnast jälle ma ei saa aru. Ma olen tehnokraat ja kui see mees on ka tehnokraat, Andres, siis ta peaks teadma, et pirtsutamine tähendab, kes pirtsutavad. Tavaliselt naisterahvad, kui nad on sinuga sõbrad. Aga nüüd, et me peame hakkama neid tuulikuid kallistama ja siis veel mingisugust rohetiigrit paneme. Meil hiljuti oli siin mõned aastad tagasi, mäete, oli siis mingi tiigrihüppe ja E-tiiger ja O-tiiger. Mängime ainult sõnadega. See ei ole, ütleme niimoodi, tõsine lähenemine üldse selle peale. Ja mille pärast on, et praegu räägime, et peab olema see energeetika mitmekesine ja nii edasi. Energeetika jääb energeetikaks, ükskõik, soojus jääb soojuseks. Kui me tahame higi lahti saada, teeme akna lahti, aga jääme kauaks, on meil kurk haige. Mis me siis oleme, rohetiigrid või roheputsikad või midagi? Kui on üle kuumene, me peame jahutama. Kreekas ja igal pool on 40 kraadi, nemad jahutavad, kulutavad elektrit jahutamiseks, tuulutavad. Meil on nüüd, ei ole tuult, me paneme tuulikud ja siis mingi sõna mõtleme välja, pirtsutamine. Parem ütle, et mis pärast on tuulikute vastased. Ja tuulikute vastased võtame selle ära, et nüüd on praegu veel kõneaineks ka läinud, et meretuul on odavam kui maatuul. Aga ma ütlen, et inimesel on kõige odavam kõhutuul. Sööd terve supitäie hernesuppi või kapsasuppi ja proovi siis olla niimoodi, et kõhutuult välja ei tule. Ma ei ole veel sellist inimest näinud. Ja see samane kõhutuul on ka väga ohtlik. Te võite nüüd naerda, et ajab lolli juttu. Toon lihtsalt näite. 70-ndatel, eelmise 170-ndatel elasin, mis oli Kingisepa 2, nüüd on Liivalaia 2 ühiselamut, EPI ühiselamus toas, 4 poissi meid oli ja sõime kapsasuppi ja mõtelge siis samal ajal lösutad ja üks paneb paugu ära, teine paneb paugu ära ja toas oli päris tihe hais üleval, aga siis ma ütlesin, et aga teeks niimoodi, et ei haiseks. Ja kuidas see on? No võtame tikutoosi, paneme sinna tagumiku ligidale, kui see kõhutuul tuleb, samal ajal oli, oi, kui hea suure leegi lõi välja. Ja teine vend oli veel kavalam, tahtis veel suurt leeki, ma ütlesin küll ära võtta nüüd pükse jalast ära. Ta võttis püksid jalast ära ja kui paugu pani, siis tormas minema. Ta põletas ennast ära ja siis kõik naersid, ta terve nädal aega käis, niimoodi arsti juures määris, et mädanema ei läheks seal. See on kole värk on ja te ütlete, et kõhutuul ei ole. See ongi see biogaas, mis on. Parem selle peale mõelda. Ja vot sellised tuulikute pärast siin võite praegult mängida seda tralli teha igat pidi juba, ütleme alguses, kui need tuulikud tulid, siis nagu ei olnud probleemi, et tuult on ja tuult ei ole. Nüüd on vähemalt aju mõte on juba sinna kaanle minenud, et kogu aeg sa ei saagi tuulikus seda 40-30% kasutegurit kätte, kui ta seisab, siis ei ole üldse midagi, käib, siis on mingi 40 ja nii edasi ja muudku arvutame rahvale teravatte ja keravatte. Võid panna ükskõik mis nime. Eespool nägime impeeriumi lood on meil sees, lahkume, nüüd paneme tuulikud. Kas siis võib-olla tuulikud on sellepärast, et see impeerium jälle tuleb kusagilt või? No see on nüüd segane jutt, aga saate ise võib-olla pihta. On see roheline tiiger olemas või on välja mõeldud ära või on puuogune, võib ka roheline olla see. Vabandust, Andres. Mina jäin mõtlema, et milline saab olla roheline tiiger. Sest nagu teada, looduses rohetiigred ei esine. Esineb albiino tiigred, kes on täiesti valged.
aga neid on hästi harva. Kas rohetiiger on see, kes sööb rohtu? Või vaata inimese kohta öeldakse, et läheb mõnikord kadedusest või pahameelest roheliseks. Tiigeriga seda ei juhtu. Mida rohetiiger peab tegema? Mina ei saa sellest aru. Sina palun ütle, äkki sa oled asjatundjam. No mina ka ei saa aru, me oleme praegult loodusseadustest ära läinud. Rohepööre, kas ta on loodusseadustega kooskõlas? Kui vihma sajab, te lähete paljalt välja, vihmavarju midagi ei võtta. Sõda tuleb, siis lähete, võtate selle NATO vihmavarju ja segamine on, hakkaks nagu õieti mõtlema. Või on koolist niimoodi ära tulnud, ütleme nõuka ajal oli küll propaganda oli olemas, oli see krapp oli köögis, igalt poolt tuli üks propaganda, aga nüüd tuleb igast august midagi, igast kanali pealt midagi, aga kas need on õiged või valed, vaat seal on juba sees, et on ka, selle nimi on ajupesu, kellele antakse ei tea mingisugust infi, siis teist võrrelda ei saa, on televiisorid ja osa kanalid on suletud ja kui on suletud, siis inimesele tekib see huvi ja võib-olla see propaganda on hoopis sedapidi ehitatud, et inimene peab mõtlema koolis, kudapidi ja kuidas mõelda. Nii et selle kohta ma ei oska ära, läheks edasi või... Aga Andres, ärme pirtsuta, vaid mingem edasi. Liigume edasi. Nüüd palun siis järgmine küsimus, mis me siin saime ja jõuamegi siis siit juurde. Näed, jõudsime selle asja juurde, paar slaidi on, mis alguse saade oli eesti keeles impulsis, kus härra Sandor Liive ütles otse, kas me oleme okupatsioonist vabad. Ja siin on jälle mul selline küsimus ja tekkin nagu oli selle kohta, see oli ju hiljuti elektrimolekулidest jutt. Kas need elektrimolekулid olid siis okupatsioonimolekulid, selle jätis Kaja ütlemata. Ja nüüd need Sandor Liive näete algeest ka, miks pärast all on, vaadake impulsi saadet seda. See on tehtud ainukene impulsi saade, kus on venekeelsed subtiitrid all. Kas see on siis venelastele otse vist mõeldud, et me tulime okupatsioonist ära või mingisugusest. Näete, etas natsid, siin on alla kirjutatud. Ja Andres, aga sellel on oma mõte, sellepärast, et eestlase jaoks ju okupant oli venelane või vähemalt see, kelle emakeeleks oli vene keel. Nii et loomulikult, kui Sandor Liive ütleb, et Eesti on nüüd okupatsioonist vaba, siis seda tuleb ka okupantide keeles tutvustada. Aga nüüd on küsimus, et kui need okupandid ja nende järeltulijad samuti kõrge elektrihinna tõttu kannatasid selle okupatsiooni all, kas nad olid siis nagu rõhujad või rõhutavad, ütleme, kuni 7. veebruarini 2025? Kuidas sulle tundub? No ma ei oska nüüd öelda, et see, kuidas see okupatsioonilugu on, see läheb, ütleme, jällegi eesti keele õiguskeelse või õige sõnaraamatus õigete sõnade poolt välja. Näete, see teine pool pilti, siin ütleb see ära. Sandor Liive ütleb jälle uuesti, ta ju tõestab ära, ma ei tea ju, kuidas see okupatsioon üldse välja näeb. Sandor Liive ise ütleb, ta oli sellel ajal ju Eesti Energia AS-i juht, näete, 1998, ülejäänud rahvas teadis ju seda, et oleme vabad siiani. Ja näete, 2014 ta töötas seal. Ja sellega ta kuidagi kinnistus see mõte. Ma ei oska teise inimese ajusse minna, sest enamus meie, ütleme, neid eksperte, keda ma kuulen, nad teavad, mis on Putini ajus, mis toimub, mis mõtted on. Aga mina ei saa, mul ei ole sellist, ütleme, sellist kaugjuhtimist. Ma ei ole jumal ja ma ei näe teise mõtetesse sisse. Aga see on loodusseadustest, kes läheb välja, võib-olla nemad näevad seda kõrvalt. Aga mina elan loodusseaduste järgi, et kui vool on, siis on vool ja kui voolu ei ole, siis ei ole. Ja on kindel värk, kui tuulik seisab, siis võid seal kõrval aukuda, karjuda, vilistada, teha, mis tahad, mingit grammi sa voolu ei saa. Oota, Andres, tähtis asi. Vaata,
kui vool läheb ära, ütleme tavalises riigis, siis on see ebameeldiv. Aga kui vool läheb ära selle tõttu, et me oleme vabanenud energeetilisest okupatsioonist, siis inimene ei kurda, sest ta saab aru, et vool läheb ära nagu õige asja nimel. Siin on põhimõtteline vahe, kui sa panid tähele. No lahendus on olemas, aga minu poole inimesed pöörduvad pidevalt kogu aeg, et mis see on, et kas me ei või siis lihtsalt harilikku voolu saada või no siin ju mõni aeg tagasi oli ka, kui see, ütleme, see operatsioon või mis see asi, see hakkas, mina ütlen, sõda on vanad mehed juba ütlenud, on äri, ükskõik. Ja siin oli gaasi müüdi, oli aus gaas olemas ja siis sõber küsis sealt tanklast, kus saaks seda valegaasi, võib-olla see valegaas on odavam ja siis see müüja ei saanud üldse aru, noh. Ja me nüüd ära ja lähme sama mõtte peale läheme tagasi, kui ma lasen kõhugaasi, kas see on aus gaas või on vale gaas. See oleneb sellest, kas sa oled toidu ostnud või varastanud. Kui see on varastatud toit, millest see gaas tekib, siis see ei ole aus gaas. No aga kus ma tean see, kui ma poest ostan, kuidamoodi, kelle käest seda on ostetud jälle. Ja vaata, Andres, selleks on meil eksperdid. Eksperdid teavad, meil on suurepärased eksperdid, kes näevad Putini pähe, kes teavad, et Ukraina võidab ja et meil on ainult sellest kasu, kui me ühendame ennast Brellist lahti ja vabaneme okupatsioonist. Need on meie eksperdid. Vaata, sind kuulates jääb mõnikord mulje, nagu sa tahaks ise olla ainukene ekspert, aga sa ei arvesta, et Eestil on niivõrd tohutud väljapaistvad eksperdid. No jällegi, ma ütlen ära, nad ei ole koolis käinud. Nad ei saa eksperdid olla. Nad ei saa professorid olla. No muidugi, kui nad on uhked, et nendel on eeskuju see Greta olemas ja nende peale juhinduvad. Audoktoriks ei saada niisama. Kui on. Aga mina ei saa sellepärast, et mina ikka toppisin endale sisse, istusin ööd läbi, käisin kaugõppes õppimas ja olen käinud hüdroelektrijaamad ja soojuselektrijaamad kõik ära läbi ju need ära. Ja näen nende põhimõtte ära, annad ainult plokkskeemi, aga ülejäänud hakkad küsima ja nagu siin oli ka tuuma need asjade konverentsil oli korraks sõna, et ega kõik ei peagi olema kõrgharidusega tuumajaamas, mis nüüd tuleb. Tere talv, siis tulevad Gretad sinna tuumajaama. Aga mõtle selle peale, et Greta Thunberg no, on sattunud. Samane mees Sandor Liive on ju selle Fermi energia nõukogus. Noh, mida siis saab? Noh, ei saa ju midagi sellist head. Aga kas sa selle peale ei ole mõelnud, Andres, et äkki Greta Thunberg tuleks siis Fermi energia nõunikuks? Sest no ta ju Soomes on ju kõrgelt arenenud tuumaenergeetika. Noh, ja siis ma ei tea, et see Greta seal käiks ju, noh. Ta on audoktoriks tehtud ja kõik meie noored targad tahavad tema järgi joonduda ja mida me saame? Me ei saa ju sealt mitte mingit head, ütleme ära. Me sealt saamegi rohetiiger. Rohetiiger on lihtsalt puuobune, on värvitud roheliseks ja peale on kirjutatud tiiger. Nii, ja laps ütleb, kui 5-6 aasta käest ära, mis see on, ta oskab kokku veerida, veerib ära tiiger. Ja küsid, mis värvis see tiiger on, rohetiiger, ongi vastus olemas. Ja kui suured targad mehed tulevad, räägivad selliseid tõsinäuga, siis mina teen ära, ta ei ole koolis käinud. Ma ei saa aru. No. Sellepärast, et ma olen väga pooldanud üldse see haridusministeerium, mis meil on, peaks hakkama trahvima. Mitte vihakõne seadus, aga nende imelike sõnade, mille tähendust ei ole õieti defineeritud. Neid trahvima, neid nõunikke või neid suuri inimesi, meie juhte. Need juhid õpetavad ju allpool valesti mõtlema. Energeetika impeerium. Näidake ära, ma saan aru, tööstusimpeeriumi ka ei ole olemas. No, sellised suured ära. No, ei ole ju olemas. Imperaator, see peab olema kõva juht ja see kõik ei saa ju juhtida. No, meil ei ole praegu imperaatoreid. No võt, lähme siis edasi ja arvan veel ka seda juurde, et kuna Sandor Liive on tubli mees, ta on ikka haritud mees, et ta ikka peaks midagi
teadma asjadest, aga võib-olla järgmine pilt näitab ära, et ta sellise jutu on saanud lihtsalt, on saanud natuke kahjustusi. Näete, siin on Eesti Ekspressi pilt on olemas. Näete, 7. Nii, näete, selle järgmise pildiga näeme ära, et kust võis selle targa inimese mõtted ja sassi minna. Siin näitab, et kõrbes võis ka ajukahjustuse saada. Ja näete, kiri on, kui Eesti Ekspress 2 aasta või see aasta tagasi, juulikuus, need kirjutas ka, et arhiividokumendid näitavad, et Eesti Energia teadis jutast projekti riske, mis äri tuksi kiirasid. Ja asi ometi lükati juttaga kogu aeg edasi, kulutati raha. Ja kui kulutati raha, siis on võimalus selline põhivõimalus, kuna ta ütles, et ta oli okupatsiooni ajal võrku see Eesti Energia juht. See on saladokumendid, nagu siin hiljuti ütles, et tehti tuulikute arvutused ära ja kõiki andmeid ei ole rahvale lubatud näha Riigikogusse. Tehti 2022. Aga vot näete, siin on lihtne loogiline järeldus, nagu teeb. Ta oli sunnitud okupatsiooni käske täitma ja ta pidi sunnitud olema selle juttaga edasi minema. Ja kuna siin selles samas arhiivis ütleb ka, et ta ei mäleta, siis see ongi lugu, et ta sai sealt kuuma rabanduse ja tõesti ei mäleta. Nii et inimesed, mõelge selle peale, võib-olla ta on. Aga ainukene, mis selle juures on, kui ta on natukene ajukahjustust saanud, siis kas on ikka õige tema tuumajuhtimisega, fermiga niimoodi edasi minna. Ma ei tea, tuuma väikeste reaktoritega, järsku seal ka ei mäleta midagi. Andres, ma võin sulle natukene täienduseks öelda, kui ma aastal 1998 olin stipendiaadina Ungaris Debreceni suveülikoolis, siis see oli, ütleme, juuni teine pool ja augusti algus ja oli tohutu kuumalaine ja peaaegu iga päev tuli selliseid teateid ajakirjanduses, sest jälle keegi välismaalane, enamasti küll Palatoni järve ääres oli juuatäis peaga, jäänud päikese kätte magama ja oli katmata peaga. Ja kui ta avastati, oli enamasti liiga hilja, sest ta kehatemperatuur oli juba kas 42 või 44 kraadi ja inimene oli üle kuumenenud, ta suri lihtsalt. Nii et see ei ole nali. Kui näiteks ka Šandor Liive sai kuuma kahjustusi tookord seal kõrbes, ta küll No ma niimoodi ka arvan täpselt seda ära, sest see õhutuule värk oli ka, ma olin ainukene seal ühikas see poiss, kes ei naernud ta üles. Ta käis jalad harkis, ta põletas ju ära täielikult. Tõmmas selle väävli leegi, tõmmas endale sinna pärakusse sisse ja siis määris või määrinud, ta ei saanud istuda ega astuda. Üle naersid. No ja vot siin on ka võib-olla ajukahjustus olemas, aga tavaliselt nii ka see tagumiku kahjustus läks üle ja ajukahjustus annab ka tagasi. Aju taastub, tasamisi taastub, jah. Ajuinsuldist on ka mehed välja tulnud, kõnnivad natukene aeglasemalt, nii et jõudu ja tervist talle sooviksin igal juhul. Ta on vajalik mees Eesti energeetikale kindlasti. Aga Andres, kas sul on veel mingeid mõtteid? Kui me näeme nüüd sellest kõrbepildist edasi, äkki sul on veel mingeid mõtteid? No mõtted oli siin, veel oli rahvalt küsimus, vot see samane saade, soovitan see impulsi saade ära vaadata. Ja näete, võtsin pildi välja, et on küsitud, kuna ma olen energeetik, elektrik, kaabli ehitusega, ma olen väga palju kokku puutunud, nii ma olen Empoweris olin, siis olin 3 sees elektrivõrkude ehituses, AS-is, kui see Eesti kõik muutus ja kaablitel on lihtsalt nõuded, ta peab olema alati kinnitatud, kaitstud. Kas seina sees pannakse seda tuletõrje vahtu vahele,
siis pannakse kaablirededetel kinni. Ta ükskord võib teda painutada ja ta jääb surnud olekusse. Kui ta hakkab tööle ja hakkab teda jälle õigeks väänama, siis arvesta võid isolatsiooni puruks väänata. Ta on ära kuivanud seisast ja ta seisab siis pikalt. Ja näete, selles saates on see üks pilt, selle pildi juures räägib tuuker. Ja näete, vene keeles on ka siin pildi peal, et on see on freesitud või kaevatud kalda juurest ta sügavale kuni paar meetrit, näete, kuni 2 meetrit sügavale ja siis läheme edasi pildiga, näete, küntakse paari meetri sügavusele ja järgmine pilt, näed, mees räägib siin, et selge on, et ta seal mere põhjas oli ta graniitpõhja peal vabalt olemas, ei olnud kinnitatud, ei olnud talle peale midagi pandud. Ja näete, siin ta ütleb ka, понятно, что никто не будет freesavad graniit, et keegi ei hakka seal freesima, see oli tema arvamus. Aga ma usun, et kui nad tahavad korralikku tööd teha, need kaabli paigaldajad, edaspidi Estlink 3 või midagi, siis nad peavad ära ka mõtlema, et seal ei ole vaja alati ju freesida. On olemas kaablikannud, mis tänavatesse pantakse sisse. Need ei pea olema, need lastakse oma raskusega põhja, tehakse kaabli kraav. Ja kraav on vett peal ja kann on peal. 2 kannu, nagu sealt keskelt jookseb, on kaablitunnel. Nii nagu teedesse tehakse, paneelidest sisse. Ja kui pikk see vahemaa peab olema, aga ta ei tohi seal loksuda, ta ei tohi liikuda. Ja näete, see samane mees ütleb ka lõpus siin ära, et sellel päeval, kui see kaablirikke tuli, tema ei ütle, et kaabli kahjurid olid kallal, keegi käis lõikamas või mingi ankur teda vedas. Tema ütles selle info välja, et tol päeval oli torm oli väljas, oli näete 6-meetrine tormilaine ja tuulekiirus oli tormisel päeval 27 meetrit sekundis. Ja sellel ajal, kuna ta on asjatundja, ütles, et ükski laev ega praam ega suur laev ei lähe liikuma. Ta ankardub põhja, jääb kinni, seisab, peidab ennast ära, et ei loksuks, ei lõhuks midagi. Ja et helikopteriga või kellegiga mingisugune paharetit väikse kumbaadiga saata kaablit lõhkuma, et seda ta arvas, et ei toimunud. Ja vot seda mina arvan ka, sest see kaablil on peal, on küll natukene tõrva, kui seda pilti vaatate, siis on ka natukene teraspronni, aga kui ta lohiseb seal mõned aastad, ta ei pidanud sellel päeval minema, tal võis olla juba kest ära õõrutud siin eelmine aasta või teiste tormiste ilmadega, kui ta seal lahtiselt põhjas on. Siis ei tea, millal see juhtus. Ja kuna kokku sattumus, nagu mees ütles, tormisel päeval jäi see asi seisma, tekkis kaablirikke, siis võite mõelda, otsida seda vaenlast polli pimedast toast, aga kuna see tehnoloogia kaabli paigaldamisel oli praegult niimoodi vajakajäämine, siis kuidas see vastu võeti, kaetud tööde aktid ja nii edasi, nii edasi. Ehitaja peaks nendest dokumentidest väga hästi teadma, millest on siis koos on. No vot, see on nüüd selle kohta. Jah. Ütlete, et seal ei olnud mingit no ei saanud olla, kui on näha, et see ära, kui see kaablilõik, mis on katki, see välja tuuakse ja tehakse pilti, näidatakse, milline kahjustus seal on. Vot seda, see on vaja teada, sest kui nad hakkavad seda parandama, kui hakkavad kaablit parandama, nad tõstetakse vee peale. Nii. Ja siis on näha, kas ta on läbi ammustatud või on nühitud, sest pauk käib, see on väike, mingi 10-sendine auk on seal ja ülejäänud läheb siis maha lõikamisele. On näha, kas on õõrunud või on keegi lõikanud ta läbi või teinud plahvatused puruks lasknud. Tükki ei ole meetreid vahel. Nii nagu
oli meil see Estonia laevaga. Esimene kord uuriti, ei olnud luuki, teine kord 30 aastat hiljem ikka uuriti, mitte midagi ei uuritud välja. Nii. Nüüd sa võid rääkida. Andres, aga kuidas on niimoodi, et meie need väljapaistvad eksperdid kohe teadsid, et tegemist oli just tahtliku kahjustamisega, selle kaabli kahjustamisega ja et just Venemaa laev või Venemaa varilaevastiku laev oli selle teinud, sest kui tõesti oli niisugune kõva torm või väga tugev tuul, miks see varilaevastiku laev just sellise ilmaga pidi sinna minema? Kust tulevad üldse sellised mõtted, et tingimata Venemaa on nagu seda kõike kahjutööd tegemas seal? Mida sa ütled selle peale? No vaadake, ma eespool juba teile ütlesin, te küsitlete mind päris pikalt ja väga raskelt, aga oli ju eespool, et meil peab olema tuulikupatareid ja päikesepatareid ja energeetika peab mitmekesine olema ja kuna lohakas töö oli, ei olnud standard või selle kinnitatud see kaabel, siis on vaja ju leida süüdlased. Ja kõige parem on... Nii, inimesed vaadake seda tuukrit ja seda meest, millest ta siin rääkis eespool, aga ma soovitan teil hoolega mõelda ja mõtiskleda, kumb inimene, kas see tuuker, energeetik, tehnokraat, arst, need valetavad. Siin näete uuesti, ma sellepärast ütlen, ta võib poliitik olla või ei ole, ma ei oska seda öelda, aga selle järelduse kaabli rikke kohta ta tegi täielikult nii, nagu oleks elektrik. Sest elektrikel peame jälgima neid norme, kinnitama kaablid, et nad ei lohiseks, ei murduks, kellelegi jalgu ei jää ja inimene ei saaks surma. Ja näete, sellel oligi kiirus 27 meetrit sekundis ja ta ütles veel kordan, et sellise tormiga ei lähe keegi merele. Ei suured laevad ega väiksed, ei helikopterid ega keegi. Päästemeeskonnad ei lähe ka välja, et ennast ära tappa. Aga näete, mis poliitikud on teinud, iga päev õõruvad, saevad ühte oksa ja mille peal ise istuvad ja ütlevad, et ei, see on ikka vaenlase poolt tehtud. Ja hakkad küsima, kes see vaenlane on, ega ei oskagi öelda, kes see vaenlane on ja mõtlevad välja, siis keegi on Kremli müüri taga on vaenlane või Kremli ees või ja nii edasi, nii edasi. Nii et ma võtan mütsi selle päästja ees küll maha, sest tal on täielikult loodusseadusi arvestav mõte. Nii. Ma ei kuule. Andres Saukas 8. veebruarist oli meil lahti ühendamine okupatsioonivõrgust. Kuidas see lahti ühendamine on meie elektrihindu mõjutanud? Oskad sa Andres Saukas midagi selle kohta öelda? No proovime. Ma arvan, et enamus rahvast ja vaatajad juba teavad, missugused asjad on toimunud meil siin. Need võtame siis ära ja soovitan inimestel seesamane koduleht endale võtta vaatlemiseks igapäevaselt. Näete, see ei ole börsi hinnatabel. Siin on terved kõik elektrihinnad Euroopas ja tema näete, lingi aadress on eoenergi+.live. Lööte selle sisse eoenergi, tulevad igapäevased ja saate tagurpidi vaadata aastataguseid ja aastapäevi ja näha 8. millal oli. Ja, no võtta, mul on siin lihtsalt võetud 15. välja, 15, mis oli peale 8. juba nädal. Näete, siin on nagu kollane ja see kollane tähendab, mida rohelisem, tumerohelisem, seda väiksem hind on sellele inimestele või tarbijale. Siin ei ole mingisugust juurdehindlust või nagu meil on, siin on täishind. Ja näete, 3 oleks nagu saartalituses. Siin on näete 269 euri. Selle lahutame või võtame ära, jagame ta ära kilovattide peale, mulle meeldib rohkem. On näete 26
senti on kilovatt-tund. On palju või vähe. Aga vaatame, soomlastel on, näete, 60. See tähendab 0 ära, neil on 6 senti kilovatt-tund, 6 senti. Jagage, 60 on megavatt. Siis lähme vaadake siin, mis siin Rootsis toimub. Oskate öelda, 8 on, 60 on 6 eurosenti, see on 0,8 eurosenti. Ei anna sentigi välja Põhja-Rootsi. Näete, siin pool otsas on 89, linnarahval on rohkem raha ja näete, 127 on siis Stockholmi ja siin kandis. Aga ikkagi näete, on mitu korda. Kui meil räägiti, nüüd jagage 27 kuuega palju saate, mitu korda tuleb ju. Ja ma ei hakka ette ütlema, võib-olla oskate kordadega arvutada. Oota, Andres Saukas, ma korra segan vahele. Kas see tähendab siis, et Eesti inimesed on nii rikkad, et nemad maksavad kohe topelt? Et kuidas seda kommenteerida? No see on niisugune küsimus, ma ei hakka poliitiku moodi ütlema, poliitik ütleb, et see on hea küsimus. Aga ma ütlen, et see on loll küsimus. Kui ise ei tunne taskus, mina isiklikult tunnen küll taskus, et ta mõjutab ja kui ta jääb pikaajaliselt mõjutama, võib-olla rahval veel on mõnel rikkamal see lugu, aga arvestage seda, kui see kõrge hind jääb püsima, siis lähevad suurfirmad, ettevõtted lähevad kõik minema siit Eestist. Praegult on ju isegi, kui uudistest olete kuulanud värskemad, Saksamaal autotööstus hakkab kinni minema ära. Nad katsuvad tollihindadest lahti saada, mis on 25% Ameerika nagu pakub välja. Ja nad kolivad siis Ameerikasse. Tähendab, meie need ärimehed lähevad ka Ameerikasse minema, et seal on odavam toota. Ja mõtelge, palju siin elama jääb siis neid rikkaid. Mina küll ei suuda võib-olla elada. No nuusutad midagi või midagi on vähemalt talvel ikka külmum ära või umbes niimoodi, sest seda talve nüüd ei ole ja talve pool on ju näidanud niimoodi, et praegu see aasta on nagu tehtud selline külm sügis, natuke lund ja nii edasi. Ja võt see on nüüd hinna poolest ja vaadake nüüd hinda veel korraks alla, kes ei ole börsi riigid. Näete, siin on Hispaania on 87, 8,7 senti. Portugal ka jupiti on näha siin, näete, on ka sama hind 8,7 ja nemad kütavad ju millega? Jälle gaas, nafta, põlevkivi või see õlijaamad ja see toru tuleb Aafrikast. Aafrika on nii ligidal, et see mere all tuleb. Ja kaabliriketest, kui hakata vaatama, lugege, kuulake, mis on. Need on pidevalt, hiljuti ju isegi Telia või kes see oli, see meie side oma ütles, et neid on ju 10 ja mis need on, need 10 ja paarkümmend tükki on ikka aastas. Sapaadiga sõidetakse kohale ja nii edasi, tõmmatakse välja ja selleks, kui me teeme nüüd Estlink 3, siis peaks olema endal need paadid olemas. Ja see on lihtne, sellepärast nõukaajal ma mäletan, oli see Kiirovi kalori kolhoos ja mis siin olid kõik 52 traali kalalaeva oli, millega käidi Aafrika vetest kala püüdmas. Ja nüüd meil ei ole ühtegi traali ja vaatad, kuidas nad olid hädas, kui see kaabel rikki läks mingi kumpaadiga või mingiga sõideti kohale. Ei ole see piirivalver ega mitte midagi. No kahju on niimoodi. Ja loodame mingisugust vihmavarju peale. Ma ei taha teist korda rääkida. Alguses oli mul arvamus selle vihmavarju kohta. No võt, selle seoses läheme ära. Elektrihinnad näete on nüüd, aga nüüd järgmiste piltide pealt näeme, et elektrihinnad ka huvitavad ka Riigikogu erikomisjoni arutusel. Oli üldse energiapoliitika 19. veebruaril 25. Ja seal
oli küsimus, kas seal ka mingi oluline väljund ka Eesti maalaste eluolu jaoks sündis küsimus. Ja näete, kui kannab ette seal küsimustele Kalle Kilk sellest Eleringist, siis pildil professor Alar Konist vaatab väga tõsiselt temale otsa, et kuhu ta on sattunud, millest see räägib ja millised vastused tulevad niimoodi ümarlaua ja ümarguselt. Nii et soovitan seda Riigikogu YouTube'is on ta väljas ka vaadata ära. Ma vaatasin algust lõpuni, siis oli seal huvitavad repliigid sees. Ja võt põhiküsimus oli seal varustus, siis see kindlus, hind, kõik, mis oli veel väiksemad küsimused. Aga võt põhiküsimus, mida küsiti, oli selline, mis siis saab, kui kõik välisühendused on katki ja me oleme saartalituses kogu aeg. Kas meil jätkub elektrit või ei jätku? Hinnas ei olnud küsimus, sest kui on ikka pimedus, on kõik need kempsud, WC-d, katlamajad, kõik on kinni. Sest kui tuleb see blackout, meil ei ole. Ja praegult oligi seal ka küsimus selle härrale, tuletasin meelde nüüd, et mis siis saab, et te tegite selle saarkatse küll ära, aga 2 ühendust oli olemas. See ei ole saarkatse ju. See on lihtsalt osaline saarkatse. Ja vastust ei tulnud ja jäigi õhku üles. Ja enne kui hakkame oma saadet lõpetama selle elektrihinna küsimusel, paneme viimase pildi ka ette ja lihtsalt vaadake nüüd. 2 meest seal on, Argo Rosin ja härra Arvi Hamburg. Ja nad muigavad, naeravad. Ja ma proovisin kuidagi moodi saada selle naeru põhjuse kätte, aga kuna ma ise olen tehnokraat ja meie mõttemallid lähevad nagu kokku, sest need küsimused, mille pärast nad tulid sinna, nad tegid ka ühe aruande, hinnakalkulatsiooni, oli allandmed anti neile mingi 2022 omad ja sealt jooksis välja, et need on ka veel salastatud. Ja võt see muie tekib selle pärast, et mehed tulid ei tea kuhu. Ja said aru, et teised ei saanud nendest aru. Ja võtame siis selle ära, kes on mõistust ja tarkust kogub endale või austab selle teema peal. Siis ongi selline küsimus olnud alati Idamaa tarkust, kes ei taha teha, leiab põhjuse, kes tahab teha, leiab lahenduse. Ja võt need tehnokraadid ei leidnud seekord lahendust ja siis nad tunnevadki, et kuidagi imelikus kohas on. Aga sellega ma arvan, Andres Saukas, me tänase saate võiksime nagu lõpetada või? Et kõik on nagu enam-vähem nagu räägitud ja ma arvan, et järgmises saates kui tuleb ka Tõnu Kalvet uuesti meile siia, siis jätkame. Et teeme siis... Igal juhul, kui rahvas kutsub ja saadab rahvale see sobib, siis jätkame. Nii siis Uudistekeskusest Heiki Pettamina siin ja Andres Saukas. Kõike paremat kõigile ja järgmiste kordadeni. Nägemist. Nägemist. Ja, aitäh ja austatud komisjoni esimees, komisjoni liikmed ja külalised. Energeetika on üle Euroopa tegelikult väga suurtes muutustes. Põhiline põhjus siin taga on ka vabanemine Venemaa energiaimpeeriumist. Euroopa on olnud pikalt ka Venemaa energiakandjate importija ja ma arvan, et Eesti huvides on igati see, et me sellest eemaldume nii kiiresti kui võimalik kogu Euroopas. Aga on selge, et Euroopas on tootmisvõimsusi selgelt liiga vähe. Jätkuvalt Euroopa on importija ja täpselt sama kehtib
ka Eesti puhul. Ja me oleme ajalooliselt olnud, meie energiamajandus on olnud rajatud põlevkivile ja meil on ka üks suhteliselt uus põlevkivielektrit tootev jaam. Aga meie teised jaamad